võimalust helikvaliteedi pärast, mis jõuab siis läbi YouTube'i nüüd siis teemat vaatajatele. Kuna see kogu süsteem, ka helisüsteem on selline premium klassi süsteem, mis ei võimalda väga lihtsaid mikrofone siia süsteemi ühendada, siis seekord on üritatud seda heli natuke võib-olla paremaks tekitada, kui ta eelmine kord oli, aga järgmisel korral on siis korralik mikrofoniga ja loodame, et on samasugune heli kvaliteet, nagu oli ka eelmises istungikohas. Me oleme taas Eniga majas ja pärast eelmise volikogu lõppu vestlesime siin omavahel volikogu liikmetega ja suhtlesin ka fraktsiooni esimehe Indrek Rustamiga ja leidsime, et see koht võiks olla sobilik edaspidigi olla siin volikogu istungite pidamiseks, nii et Eniga esindaja on selle nõusoleku andnud, et kord kuus need volikogu võivad siin olla. Et kui kellele veel vastu pole, siis ka tulevikus edaspidi võiksime siin oma istungid pidada. Aga teeme ära siis kohaloleku kontrolli. Kohal on 15 volikogu liidet, puudub 2. Päevakorra olete kõik endale tutvumiseks saanud. Kas kellegi on küsimuse ettepanekuid päevakorra osas? Indrek Rustam, palun. Ja sooviks kõigepealt arupärimisest. Palun. Kus mul see ettekande koht on? Oleme siia, siin on mikrofon olemas. Seekordne arupärimine on esitatud siis valimisliidu Kiili areneva Restart nimel ja esitatud vallavanemale ning puudutab korruptsiooni. Nüüd olgu siinkohal sissejuhatuseks kohe kõigepealt öeldud, et korruptsioonil endal on ju palju väljendusvorme ja eks me oleme kõik sellega kokku puutunud ka Kiili vallas ning võib-olla ei ole paslik hakata siin neid näiteid tooma, kus viimase 2 aasta jooksul see arupärimise sisseandmine muutuks sellisel juhul nii pikaks, et põhiistungile me ei jõuakski. Lisaks sellele nendele mitmekesistele väljendusvormidele on ju korruptsioonil õiguslikud aspektid. Kõik on kindlasti kursis korruptsiooni kriminaalõiguslike, aga ka tsiviilõiguslike aspektidega ja meie kui arupärijate eesmärk ei ole siinkohal anda kõnealusele teemale kohe õiguslikku kvalifikatsiooni. Me ei taha selle arupärimisega öelda, et kas kuritegu või väärtegu on toime pandud ja tegelikkuses võib-olla ei oota ka vastuses sellist õiguslikku hinnangut. Sellega võib tegeleda edasi ja võib selle hinnangu anda, aga praegu oma arupärimises me soovime lihtsalt neid fakte saada. Nii et korruptsiooni võib-olla selline õiguslik külg ei ole selle arupärimise selline prevaleeriv juhtmõte, eks ole. Küll aga on korruptsiooni väljendusvormide paljusus silmas pidades kindlasti väga olulisel kohal selle eetilised küljed ja selles osas muidugi me vallavanema hinnangut ka soovime. Just
nende aset leidnud tehingute eetilisust silmas pidades. Aga hakkas see lugu pihta siis sellega, et 14. juulil käesoleval aastal kirjutas Kiili vallavalitsus oma kirjas, et vallavalitsusel on välja kujunenud matusebürooga Memoris, kelle teenuseid Kiili vallavalitsus vajadusel kasutab, selline hea koostöö surnuveo korraldamiseks. Ja siin on, mul on ilmselt arupärimise koostamisel tekkinud väike kirjaviga, aga see oli vallavalitsuse kirja sisu, et nendel on välja kujunenud koostöö matusebürooga Memoris, kelle teenuseid vallavalitsus vajadusel on kasutanud. Nüüd äriregistris olevate avalike andmete alusel kuulub oluline osalus on siis üle 10% osalus matusebüroos MT Memoris OÜ-s ja Memoris Krematoorium OÜ-s vallasekretär Tarko Tuisule. Ja seepärast ma palungi vallavanemal vastata küsimustele, et kelle initsiatiivil ja millal siis algas Kiili vallavalitsuse koostöö osaliselt vallasekretärile kuuluvate äriühingutega. Teine küsimus on siis, et miks kasutab Kiili vallavalitsus just vallasekretärile osaliselt kuuluvate äriühingute teenuseid. Kolmas küsimus, kui palju on Kiili vallavalitsus maksnud vallasekretärile osaliselt kuuluvatele äriühingutele kaupade ja teenuste eest alates koostöö algusest? Ja neljas küsimus, kas vallavalitsusel on veel lepinguid ametnike või töötajate või nendega seotud äriühingutega, kellelt ostetakse asju, tellitakse teenuseid või ehitusteid ja kui palju on nende lepingute alusel makstud. Ning lõpetuseks siis sama eetiline küsimus, et kas vallavanemana peate kõnealuseid tehinguid eetiliseks. Ja sellega ma tänan tähelepanu eest ning arupärimises oleva kirja koostamisel tekkinud vea ma hea meelega parandaks ära, saadaks teksti uuesti eelmise asemele, mis oli juba varem üldaadressile siis saadetud. Aitäh! Aitäh! Kas on veel ettepanekud päevakorra osas? Küsimus. Täna päevakorras siin volikogu esimehe valimine ja osas on selgus olemas, et eelmine kord esimest teatas tagasiastumisest. Aga millest ma aru ei saa, on see, et mis põhjusel meil täna päevakorras aseesimehe valimised on. Kas aseesimees on ka vahepeal tagasiastunud või mis põhjusel siia päevakorda on jõudnud? Aseesimehe valik on olnud vajaduseks, et juhul kui esimees muutub, siis pärast seda saab kohe valida ka aseesimeest. Selline päevakord on koostatud ja igaks juhuks on päevakorras punktid. Igaks juhuks on päevakorras punktid. Igaks juhuks, aga päevakorra punkt on aseesimehe valik. Keegi veel küsimusi? Ei ole, panen päevakorras hääletus.
12, vastu 2, erapooletuid 1. Päevakord on kinnitatud. Tänast päevakorras on siis 6 päevakorrapunkti. Esimene 2 on siis seotud salajase hääletusega. Salajast hääletust, nii nagu ka varemgi, on tehtud volise kaudu. Kas kõik on seda meelt, et need hääletused võiks volise kaudu teha? Kui keegi vastu ei ole, siis teeme seda volise kaudu. Ja nii nagu ikka on võimalus esitada esimese päevakorrapunkti puhul siis volikogu esimehe kandidaate. Kandidaadid siis annavad kirjaliku kinnituse selle kohta, et nad on nõus kandideerima. Siis seatakse volises üles kandidaatide järjekord esitamise põhjal. Siis on kandidaatide võimalus ennast tutvustada ja seejärel siis hääletamine ja ka siis otsuse eelnõu hääletamine. Nii et alustame, kas keegi soovib teha volikogu esimehe nimeks kandidaat üles seada? Nii, Indrek Rustam ja Monika Kass. See on nõus. Andke siis sellele kandidaatile. Anna siis teha, keda sa soovid esitada ja anna siis seisukohad. Jah, et fraktsiooni nimel ja siis on siis volikogu esimehe kandidaadiks härra Indrek Signisaare, kes minu hinnangul oma iseloomu omaduste poolest peaks sobima nii valimisliidu kiirelt arenevale Start esindajaks volikogu esimehe kohal kui ka kõikide teiste volikogus esindatud poliitiliste jõudude esindajaks volikogus on piisavalt erapooletu, on piisavalt töökas ja seepärast soovitan soojalt hääletada ja valida volikogu esimeheks Indrek Signisaare. Aitäh! Monika Kass. Tere õhtust! Mina esitan Kiili vallavolikogu esimehe kandidaadiks Marek Vainola. Marek on volikogu aseesimehena näidanud head juhtimust ja koostööd volikogu juhtimisel ja seetõttu arvan, et sobiks seda rolli täitma väga hästi. Aitäh! Nii mida teed ka aega, ma olin seal sisse pannud, jah? Kõigepealt on nimekiri sulgenud. Jah. Nii, rohkem kandidaate ei ole, siis sulgeme nimekirja. On siis volises otsustada.
veel hääletamata. aitäh. Kandidaatide nimekiri on kinnitatud. nii, ja vastavalt siis kandidaatide esitamise järjekorras, kui kandidaadid Indrek Singisaarel on sõnavõtu soovi või enesele tutvustuse soovi, siis palun. aitäh, istungi juhataja. Head kolleegid, Riigikogu liikmed, vallavalitsus. Mul on hea meel, et fraktsioon Kiili Areneva Restart on teinud au ja esitanud minu kandidatuuri. Et mis valimine see muidu oleks, kui meil oleks ainult üks kandidaat. Ja konkurentsi mõttes on see igati tervitatav. Need, kes 2 aastat tagasi mind ei teadnud, ma usun, et olete mind tundma õppinud. Et seisan alati lõpuni tõe ja aususe eest. Ja ka tänane tegelikult istungi algus näitas, et siin on küsitavusi ja et neid vähem oleks, siis loodan, et minu terav silm on siin abiks. Ega muud kui tehke arukas otsus ja lähtuvalt oma südametunnistust. Aitäh! aitäh! Nüüd annan siis sõna teisele kandidaadile Marek Vainolale. aitäh, austatud kolleegid! See enesetutvustus siin volikogu ees on võib-olla kohati selline natukene koomiline, see kõik me näevad rääkima hakanud, enamus ikka te teate. Aga kordame siis veel kord üle, et nimi Marek Vainola, olen 50-aastane, 3 poja isa ja 2 toredale tüdrukule vanaisaks. Kiili vallaga olen seotud 21 aastat ja elanud kogu selle aja siis Paekna külas. Kodukülas on siis loodud minu poolt Paekna külaselts, kus on siis esitatud mitmesuguseid kaasava eelarve projekte, millest on siis mitmed saanud esikoha. Samuti on siis meie külaseltsi tunnustatud aastateotiitliga. Igapäevaselt tegelen ettevõtlusega, kindlustusjuhtumite käsitluse vallas. Läbi oma ettevõtte olen aastate jooksul toetanud nii Kiili spordiseltsi kui ka külaseltse. Alates 2007. aastast ehk siis juba 16 aastat olen panustanud vabatahtliku tegevusse abipolitseinikuna Kiili ja Saku vallas ning mind on tunnustatud abipolitseiniku teenetemärgiga. Olen Kiili külade ühenduse liige selle loomise esimestest päevadest ja volikogu töös osalenud alates 2017. aastast. Varasemalt olen siis osalenud noorsookomisjoni, heakorra ja keskkonnakomisjoni ja revisjonikomisjoni töös. Hetkel olen majandus- arengukomisjoni esimees. Aitäh! nii, Maris Kantseleist, kas järgmine sammus? Jah, palun. Kes? Indrek Singisaar. Aitäh! Küsin hüpoteetilise küsimuse. Et juhul, kui valitakse volikogu esimeheks Marek Vainola, siis mis saab majandus- arengukomisjoni esimene kohast? Pildab üle. Jah. Ilmselgelt ei ole see mõeldav ja ei paista see hea välja, kui
igas volikogus käib minu enda poolt ikka soolo, et ma annan pidevalt endale sõna ja ilmselgelt, kui otsus peaks täna olema selline, mul tuleb uus amet vastu võtta, siis tuleb kindlasti kaaluda majanduskomisjoni esimehe vahetamist. Kas näeb veel küsimusi? Hääletamine lõppenud. Kandidaat number 1 Indrek Sinisaar sai 6 häält ning kandidaat number 2 Marek Marjula sai 9 häält. Seega valituks osutus Marek Marjulale. Ma tänan kõiki poolthääletajaid ja ma loodan siiralt tahan seda, et ka need volikogu liikmed, kes ei täna õigeks mind selle ametikohal, et me saame ka tulevikus teiega viljakalt tööd teha. Ja palun paneme siis päevakorrapunkti number 1 hääletusele. Päevakorrapunkti number 1 poolthääli 9, vastu 2 ja erapooletuid 4. Päevakorrapunkt number 2 on Kiili vallavolikogu aseesimehe valimine. Ja palun jällegi, kellele on esitada kandidaate, siis võetud. Indrek Kustav, palun. Mis mul siis üle jääb, esitasin Indrek Sinisaare volikogu esimehe kandidaadiks, siis pean esitama ka volikogu aseesimehe kandidaadiks, kui esimees sai valitud. Nüüd, eks me oleme ju näinud tegelikult seda, et milline võib olla aseesimehe roll, kui esimees ei saa osa võtta ühel või teisel põhjusel. Ja viimasel ajal oli ju aseesimehe töömaht märkimisväärne ning aseesimehe erinev aseesimees tänasega võrreldes olnud see kogemus ju säärane, kus nii esimees kui aseesimees on olnud valitud võimu
et see üksnes nagu tervendaks kogu seda õhkkonda vallaelu korraldamisel. Ja seepärast ma arvan, et väga põhjendatud teha ettepanek valida siis vähemalt aseesimees nende poliitiliste jõudude hulgast, kes parajasti võimu ei teosta. Seepärast ma esitan uuesti Indrek Sinisaar volikogu esimehe aseesimehe ametikohal. Kas on veel kandidaatide esimehed? Jah, mina leian, et sobiv kandidaat volikogu aseesimeheks oleks Heret Annus. Olen näinud tema töökust, täpsust, ausust ja otsukohesust ja arvan, et see oleks talle sobiv. Aitäh! Kui rohkem kandidaate ei ole, siis palun sulgeme nimekirja. Otsus teinud. Aitäh! Jällegi on nüüd võimalus kandideerijatel sõnavõtuks. Indrek Sinisaar soovib teil ka täiendada? Jah. Palun. Tere jälle! Olen juba teist korda siin. Aga kõigepealt soovin uuele volikogu esimehele õnne, jõudu, edu. Et kindlasti tulen need järgmised aastad lihtsamad. Aga jah, 2 aastat tagasi, 11. november oli see, kus me olime seda sama asja tegemas, mida täna. Ehk siis valisime volikogule esimest, aseesimeest. Ja ilmselt see on üks olulisemaid otsuseid, mida volikogu ju teha saab. Et kandideerisin ka eelmisel korral ja siis sai juba tehtud tegelikult üleskutse, et muudame seda kehtinud mustrit ja süvenenud arusaama, et nii nagu Indrek Krustam minu kandidatuuri esitamisel ütles, et aseesimees võiks tulla opositsiooni ridadest. Kahjuks see niivõrd ei läinud, et kas täna siis 2 aastat hiljem me võiksime äkki tõdeda, et oleme teinud sellise poliitilise kultuuri osas kvalitatiivse hüppe. Seda ole varsti näha. Et öeldakse, et kindlasti selline mitmekesisus, kus on siis
kahe suurema jõu selline rakendatakse ühise vankri ette, on selline mitmekesisus kindlasti rikastab ja vastupidi. Ja paar mõtet veel, mida ma siia tahaksin lisada, et kas on täna midagi, mida volikogu juhtimises ja tegevuses saaks teha paremini? Ma usun, et on. Ja asi, mis siin nüüd rohkem viimasel ajal on silma hakanud, on see, et täna komisjonide tegevused on mitte ainult avalikkuse eest radari all, vaid ka tegelikult, ega me siin omavahel ka ei tea, mis komisjonides toimub. Siis tegelikult selline ühine inforuum, me teaksime, millal komisjonid toimuvad, mida seal arutatakse. Hea näide oli keskkonna ja planeerimise viimane komisjon, kus hästi palju huvitavaid teemasid ja usun, et kui see päevakord oleks kõigile olnud teada, siis oleks see kuulajaskond olnud oluliselt suurem. Ja need arutelud, mis seal käivad, et ega see ei jõua ka siia saali. Selles mõttes, et seal on hästi põnevat ja huvitavat arutelu ja mõttevahetust, mis kindlasti aitaks ka volikogu liikmetel seda tausta enda jaoks nagu paremini mõista, et kui me neid otsuseid teeme. Ja jätkuvalt olen ka seda meelt, et volikogu aseesimehe roll peaks ja võiks olla reaalselt ülesannetega sisust, milles ka siis volikogu liikmed teadsid. Seega, seal ikka, et loodan, et seda senist traditsiooni suudetakse murda ja saab tehtud üks hea ja arukas otsus. Aitäh! Eletannus, soovi, palun. Tere ja volikogu ja head külalised. Mina olen Heret Annus Vaela külast ja Kiili vallas elanud veidi üle 20 aasta. Olen tegutsenud ja tegutsen üsna aktiivselt siis Vaela külaseltsis ja Vaela spordiseltsis. Kiili vallavolikogus nii-öelda teist ringi. Esimesel korral olin siis majandus- ja arengukomisjoni liige ja seekord keskkonna planeerimiskomisjoni liige. Ja Kiili vald ja Kiili valla inimesed lähevad mulle kindlasti palju korda, sellepärast ma siin olen. Aga Indrek Sinisaare ettepanekule, et rohkem koostööd ja rohkem koos käimist ja arutamist ja teineteiste komisjonides käimist on teretulnud. Ei ole kunagi kedagi keelanud. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi kandidaatidele? Indrek Rustam, on teie küsimus? Ja kellele? Minul on küsimus Heret Annusele sisuliselt samasugune küsimus nagu varem esitati. See puudutab siis komisjoni juhtimist, et kuidas siis selle planeerimiskomisjoni juhtimisega jääb, kui teid peaks valitama aseesimeheks? Kui mind peaks valitama, siis me kindlasti arutame seda. Esimese hooga ma ei näe probleemi seda komisjoni peale. Aga kindlasti arutame seda läbi. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Palun siis anna kandidaadid hääletusele. Hääletustulemused on järgmised. Kandidaat number 1 Indrek Sinisaar sai 6 poolthäält ning kandidaat number 2 Heret Annus sai 9 poolthäält. Seega valituks osutus Heret Annus.
poolt hääletas 9 volikogu liiget, 2 vastu, 4 erapooletut. Päevakorrapunkt number 3 on otsuse eelnõu Niidi võitja tasteüksuse omandamine, ettekandja maanõunik Enno Johanson, kaasettekandja juhtivkomisjoni aseesimees Indrek Sinisaar. Palun, Enno Johanson. Austatud volikogu, lugupeetud volikogu esimees, külalised. Kiili vallavolikogu 23. augusti 2012 otsusega number 66 kehtestati Lähtse külas Kubja kinnistu detailplaneering, mille elluviimise käigus moodustati Niidi põikkatastriüksus. Märtsikuus olime me siin nende teiste transpordimaade katastriüksuse ülevõtmise küsimuses ja kuna see katastriüksus kuulub teisele arendajale, siis tema tegi oma sooviavalduse katastriüksus vallale üle anda natuke hiljem. Seega tegemist on siis 100% transpordimaa katastriüksusega, suurusega 1613 ruutmeetrit ja tänavarajatisele on väljastatud kasutusluba. Vara omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses RSU Invest OÜ. Aitäh! Aitäh! Indrek Sinisaar, palun! 1. novembril toimus siis majandus- ja arengukomisjoni koosolek. Ettepanekut siis arutati ja kohal olnud siis 6 komisjoni liiget siis otsustasid seda ettepanekut toetada ja seda siis vallavalitsusse suunata otsustamiseks. Aitäh! Aitäh! Kas on ettekandjatel küsimusi? Tundub, et küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele! Paneme päevakorrapunkti number 3. Otsuse eelnõu poolt hääletas 12 volikogu liiget, 3 jäid erapooletuks. Päevakorrapunkt number 4, määruse eelnõu Kiili vallavolikogu 19. märtsi 2015 aasta määruse avaliku ürituste korraldamise ja pidamise nõuded muutmine, esimene lugemine, ettekandja kultuurinõunik Kertu Pinter, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Gerrit Maanus. Palun, Kertu Pinter. Austatud volikogu esimees, külalised. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete muutmise määrus. Muutmise põhjused võib siis mõtteliselt jagada 2. Et esiteks tulevad muudatused sellest, et Kiili vald on osaline avaliku ürituse riskipõhise koostöömudeli pilootprojektist. Et mudeli kohaselt siis toimib kohaliku omavalitsuse ja politsei ja piirivalveameti koostöö järgmiselt. Ehk siis kohalik omavalitsus teavitab politseid kõigist avalikest üritustest, kuid kooskõlastamiseks saadab vaid need taotlused, et kui on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumitest, mis siin on välja toodud. Ehk siis neid peab politsei turvaohuga üritusteks, need siis vajavad kooskõlastamist. Sellest lähtuvalt
vajaks täiendamist avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete määruse paragrahv 2 lõige 2, ehk siis tuleks sinna lisada need kriteeriumid, mida seal veel ei ole välja toodud ja need siis lähevad avaliku ürituse loa taotlusesse. Teiseks vajab siis muutmist määruse paragrahv 3 lõige 1, kus seni oli lause, et vajadusel otsustab ürituse, et menetleja otsustab vajadusel ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide või kooskõlastuste esitamise vajaduse, kuna varasemalt esitas avaliku ürituse korraldaja ise politseile kooskõlastamiseks taotluse ja alles seejärel Kiili vallavalitsusele. Nüüd siis esitab avaliku ürituse korraldaja esmalt taotluse vallavalitsusele ja vallavalitsuse teenistuja siis, kes menetleb seda, esitab ise siis vajadusel selle politseile kooskõlastamiseks või siis lihtsalt teavitab politseid. Nüüd muudatusettepanekute nii-öelda teine plokk tuleneb siis sellest, et avaliku ürituse korraldajal on erinevatest õigusaktidest tulenevad kohustused, mis puudutavad siis ürituse keskkonnahoidlikkust ja korda turvalisust. Ja 1. jaanuarist rakendub veel üks säte, ehk siis pakendiseaduse paragrahv 5 lõige 8, mille alusel on saab avalikul üritusel kasutada vaid toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu. Ühekordseid enam kasutada ei tohi. Ja siis sellest lähtuvalt vajab täiendamist määruse paragrahv 7 lõige 1 punkt 8, kuhu siis lisatakse sinna nimekirja, et ka Kiili valla jäätmehoolduseeskirja, jäätmeseaduse ning pakendiseaduse nõuetest kinnipidamine. Ja tulenevalt sellest, et need nõuded ja reeglid tulevad erinevatest õigusaktidest, on siis mõistlik koostada keskkonnahoidliku ja turvalise avaliku ürituse korraldamise juhend, mis siis koondab need nõuded kokku, mida on avaliku ürituse korraldajal kohustus järgida. Ehk siis teeb mõnevõrra selle avaliku ürituse korraldaja jaoks nagu lihtsamaks, selgemaks, kergemini järgitavaks. Ja samuti sisaldaks siis see juhend soovitusi, et mida korraldaja võiks võimaluse korral veel rakendada, aga et mis ei ole siis otseselt kohustuslikud. Aitäh! Aitäh! Piret Sandus, palun! Keskkonnaplaneerimiskomisjon oma 8. novembri koosolekul seda punkti arutas ja pidasime neid muudatusi mõistlikeks ja arusaadavateks ja olime üheselt Aitäh! Palun küsimusi, kui kellelgi on. Helena Volkova on esimene küsimus. Aitäh! Ma küsiksin, ma saan aru, et kui varasemalt on avaliku ürituse taotlused läinud otse PPA-le, siis nüüd tulevad nad kohalikku omavalitsusse. Kas te oskate hinnata seda mahtu, palju neid nüüd tulema hakkab? Selles mõttes, et nende arv sellest ei tohiks muutuda. Teie töökoormuse mõttes, et varasemalt ei pidanud ju nendega tegelema, vallavalitsus ei pidanud tegelema? Ei, ikka tegeles. Lihtsalt see kooskõlastus tuli eelnevalt, oli PPA poolt antud
ja siis tuli meile see taotlus alles koos selle kooskõlastusega avaliku ürituse korraldajalt. Siis nüüd on nii, et tuleb see taotlus ja siis meie saadame selle PPA-sse kooskõlastamiseks. Hästi, aitäh! Aitäh! Indrek Sinisa, teie küsimusi, palun kellele see on suunatud? Hea ettekandjale on suunatud küsimus ja ma küsin sama küsimuse, mis ma küsisin ka keskkonnaplaneerimiskomisjonis. Et ma igati tervitan selle mõttes, et mõistlik ja keskkonna säästmine ja see on igati tore, aga küsin veel. Biolagunevad nõud topsid. Miks need ei sobi? Jah, neid ei ole enam lubatud kasutada, et kontrollisin järele, sellel on vastus Kliimaministeeriumi leheküljel täiesti olemas, et tõepoolest ainult korduvkasutatavad on nüüdsest lubatud ja just sel põhjusel, et tihtipeale need biolagunevad on siiski kas ka osaliselt kaetud plastikuga ja nii edasi. Et ainult korduvkasutatavad. Aitäh, Paul Puustusmaa, palun teie küsimus. Suur tänu mul ka ettekandjale, et mul siin tekitab tegelikult teatud mõttes kummastust sõnastus selle kohta, mis käsitleb politseiga kooskõlastatuse nõuet olukorras, ütleme loetelu, saab tuua loetelu, üks loetelu ütleb nii, või üks punkt loetelus, et üritused toimus paika koguneb oluliselt rohkem inimesi kui igapäevaselt. Ma võiks öelda niimoodi, et ükstapuha millist paika me võtame, sinna alati koguneb üritused rohkem inimesi kui tavapäevaselt. Ehk siis selle tingimuse kohaselt just nagu peaks politsei kogu aeg saama kooskõlastus. Kas see või kuidas seda tõrjub? Jah, et see on ka öeldud jah, et oluliselt rohkem. Et siin lihtsalt tulebki hinnata, et kui palju see on, et politsei on siin ka välja toonud ühe näite, et kui see on kusagil platsil, et kui see on sadades, et seda lihtsalt tulebki hinnata, et mis see oluliselt rohkem tähendab. Kas sellel on nagu mingi selline turvarisk või mitte? Indrek Kostani küsimus. Ma ei tea, võib-olla, kui te seda arutasite seal valitsuses või komisjonis või tuleb meelde näiteks siin korraldatakse külades selliseid päevi, kus kohapeal inimesed kauplevad erinevate asjadega, mis nad on ise valmistanud ja seal on mitmesuguseid toiduaineid, vedelal kujul ja siis on korraldatud ju ka mingisuguseid külaüritusi, ma olen isegi käinud seal just ümberpaigna järve jooksmas. Kas need kõik tegevused siis nõuavad sellist juhendi või määruse järgimist nagu tähendab, see on selline esimene küsimus. Ja kuidas siis sellise mitmekümne kauplejaga, kes seda igaüks teevad seal oma maja tee ääres kuskil, kuidas seda siis nagu peaks tagama, kasutatakse ainult mingi ringotopse või siis kodult kaasa võetud lauale klaavasi või? Jah, vastan esimesele küsimusele kõigepealt. Et see juhend on nagu just selleks, et ta peaks muutma seda natuke arusaadavaks, kergemaks, lihtsamini järgitavaks. Et oleme mõelnud, et juhendis siiski lähevad need asjad, mis tulevad otseselt õigusaktidest, ehk siis mis on kohustuslikud täitmiseks. Samuti jah, need korduvkasutatavad nõud avalikul üritusel on kohustuslik tuleneb seadusest. Kõik muu, mis ei tulene, jääb soovituslikuks. Neid võimalusi, kuidas, vastus teisele küsimusele, võimalusi, kuidas seda teha, on erinevaid. Jah, et üks variant on kasutada ringopakendit. On ka võimalus, et toitlustaja ostab ise endale nõud, tegeleb kuidagi selle pakendi ringusega. Et võimalusi on jah, et siin peab kaaluma iga selline toitlustuse pakkuja, et mis on kõige mõistlikum, mis on kõige kasulikum.
suurematel üritustel tõenäoliselt lingu kasutamine, jah, et kui on nagu väiksem üritus, kus on vähem neid tarbijaid, siis võib-olla ka mingi oma lahendus. Paul Puustusmaa, teine küsimus. Ja suur tänu taas ettekandjale, et kuna meil on, ma eeldan, et on ka rahvas, kes vaatab, tahab aru saada, siis ma usun, et ka neil võib see küsimus tekitada. Nimelt eelnõu enda sees on nüüd märge, et Kiili vallavolikogu määruse paragrahv 2 täiendab punktiga 14-18 ja 18. punktile siis täiendaks on see, et kui on seotus riikliku ja rahvusliku sümbolväärtusega. Aidake see lahti mõista, et kuidas see mõjub või kuidas seda peaks siis mõistma? Riiklik või rahvuslik sümbolväärtus, siin on toodud ka näiteks laulupidu vabariigi aastapäev, et kus on lipud väljas ja nii edasi, et mis on kuidagi nagu seotud rahvusliku jah, sellise väärtusega, et noh, võib juhtuda, et selle pinnalt tekib midagi, loodetavasti mitte. Marek Veljari küsimus. Ja, aitäh, mul on küsimus ettekandjale. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et paljud külad korraldavad neid hoovikohvikuid või mingisugused, kuidas neid nimetatakse iganes. Et kas nemad peavad siis nüüd ka iga kord võtma selle politseist nii-öelda selle nõusoleku avaliku ürituse korraldamiseks? Selles mõttes, et mitte nemad ei võta, vaid siis nüüd võtab vallavalitsus, aga jah, ka hoovikohvikud lähevad avaliku ürituse alla. Kontrollisime seadusandja tõlgendust, küll nii, et hoovikohvikud on avalikud üritused. Indrek Rustami viimane 3. küsimus. Ikka teine ametliku arvestuse järgi. Ma jätkuvalt tahan teada saada, et kas vallavalitsus siis ei arva, et sellist kohvikute korraldamine ja jaanipäeva korraldamine külas, sellised asjad nagu lõpevad üleüldse ära, kui kehtestada säärased nõuded, nagu te siin olete kehtestatud või kehtestamas? See nõue tuleb seadusest. Et kui ta seadusest tuleneb, seadus näeb selle ette. Ei, saate aru, et kui ta tuleneb seadusest, et siis sellisel juhul meil oleks vaja seda määrust siin praegu menetleda. Et te ikka ise tahate seda kehtestada siin Kiili vallas ju? Määrusesse me praegu panime juhendi loomise ja jah, seaduse järgimise, et inimesed, kes seda korraldab, on seadusest tulenev kohustus avaliku ürituse korraldajale nii et teisiti. Et määruses on ta sellepärast, et inimesel oleks nagu lihtsam järgida. Indrek Seisale teine küsimus. Küsimus ettekandjale, et roheline mõtteviis ja korduv kasutamine igati tervitatav. Kas on mõeldav, et vallal tekib mingisugune partner, et iga väiksem ürituse korraldaja peaks hakkama ise otsima, leidma selles mõttes, et oleks kindel partner, kellel on nii-öelda suudab ka selles mõttes, kes nagu paremat hinda pakkuda turutingimustes. Et on teada, et kui sa korraldada tahad kas või sinna sellesse juhendisse, et on mingisugused 1, 2, 3 partnerit, kes on siis nii-öelda, kelle vahel siis valida ja inimestel nõuselt lihtsam ka neid üritusi korraldada ja vähem muret. Jah, see ei ole välistatud, et praegu on Lingo põhiline, kes seda pakub, et täiesti võimalik, et tekib selliseid pakkujaid ka juurde ja täiesti võimalik, et tekibki ka meil selline partner. Seda me ei välista praegu, aga ei tõsi elu mitte. Marek Veljari teine küsimus. Küsimus ettekandjale. Kas ma saan õigesti aru, et see kohustus tuleb ainult seadusest ja määrus on siis tegelikult nii-öelda seaduse tõlgendus lihtsustatud? Me lisame jah selle määrusesse, mis meil on määruses välja toodud ka teised õigusaktid, mida peab järgima. Lisaks saab korraldaja, mida saab korraldada, meil on toodud välja seadused ja ka meie enda valla volikogu määrused. Et kus üks või teine punkt sees on, jah, et
me toome välja selle nimekirja ja siis teeme sinna juurde siis selle juhendi. Rohkem registreeritud küsimusi ei ole, millal on ettepanekud esitamise tähtaeg? 22. november. Aitäh ettekandjatele ja on panna määruse eelnõu. Üheksa poolt häält, 3 vastu, 3 erapooletut. Eelnõu on läbi esimesel lugemisel. Päevakorrapunkt number 5 on otsuse eelnõu Kiili vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning teenistuskohtade liigitusteenuste gruppideks kinnitamine. Ettekandja vallavanema Aimar Uiba, kaasettekandja juhtivkomisjoni aseesimees Indrek Sinisaar. Lugupeetud volikogu esimees, aseesimees, tavalised. Sellega kehtestasime valla arengukava, strateegia, nägime seal ette uute teenistuskohtade loomise, on vaja seda kaasajastada nende struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu dokumenti. Ja ühtlasi sellesama asja raames siis veidi muudetud ka inimeste, spetsialistide ametinimetusi kohtades igal pool. Konkreetsemalt siis inimene, kes meile juurde tuleb uuest aastast, on kommunikatsioonispetsialist, tema on siis vallakantselei koosseis. Ametikoht luuakse, kui see saab kinnitatud, siis kuulutame ka konkurssi välja, et see inimene leida. Kas saaks tööle asuda, peab. Ja tema ülesandeks peaks tulevikus olema ka Kiili lehe koostamine. See on praegu sisse ostetud 4. Aga see hange saab läbi ja on kaalunud seda, et mõistlik oleks seda siiski teha vallas, teevad ka nii. Ega neid väljastatud variante neid enam ei ole ka, sest need, kes on teinud oma hangetega, ei ole nagu eriti palju kuskil jõudnud. Nii et üks uus inimene juurde ja kommunikatsioon on äärmiselt oluline tänapäeval, arvestades kõiki neid kriise ja muid asju, mis meid on tabanud siin viimasel ajal, alates Covidist ja lõpetades sõja ja kõige muuga, et see on nagu oluline. Siis nii kaugele kiri, et noorte heaolu spetsialist õige. Tänan tähelepanu juhtimise eest pool kohta. See on selline koht, mis tuleb projektirahadega tegelikult, mis on sotsiaalfondi projekti raames ja see tuleb ka struktuuri lisada, et saame sinna palgata inimese poole koha. Ja ehituse planeerimise osakonnas siis on neid nimetuste muutusi, et on teede ja hankespetsialist on nimetatud taristunõunikuks. See on nagu lühem, täpsem ja motiveerivam inimese jaoks. Ja eks ta niiviisi ongi. Muuhulgas on Transpordiametis näiteks taristunõunik tänapäeval tegeleb nende küsimustega. Ja kuna ka teised on nõunikud, nagu maanõunik ja keskkonnanõunik, siis see on ühe taseme asi. Et selles mõttes on ühtemoodi. Et teede nõunik kõlaks kummaliselt. Ja ülejäänud on enam-vähem täpselt nii,
hariduse sotsiaalosakond on ka üks muutus, on lastekaitsespetsialisti asemel on laste heaolu spetsialist, tänapäeval nimetatakse neid inimesi juba. Selles valdkonnas on ka muutused toimunud ja niiviisi ongi. Nii et mul oleks hetkel kõik selle kohta. Aitäh, Indrek Sinise, palun. Arengukomisjoni koosolekul oli see otsuse eelnõu arutlusel, siin oli ka küsimusi siin osade koormuste kohta, et kas see tõus on piisav või peaks rohkem olema. Ja ka tegelikult küsimus ka selle kantselei all oleva koristaja koha osas, et miks seda Kiili varahaldust teenust ei osuta nii nagu teistel objektidel. Aga jah, suures plaanis siis 4 poolt ja 2 erapooletu häälega siis otsustati seda ettepanekut toetada ja suunata siis volikogu. Aitäh. Palun küsimusi, kui kellelgi on. Indrek Rostel on esimene küsimus. Minu küsimus puudutab neid erinevaid nõunikuid seal, olemas keskkonnanõunik, maanõunik, kellel saab olema taristunõunik. Teatavasti oleme ka varem fraktsioonile tähelepanu juhtinud sellele, et on kehtestatud uus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadus, mis paneb omavalitsusele märksa laiaulatuslikumad kohustused ühisveevärgi ja kanalisatsiooni sfääris. Nimetame siinkohal ära näiteks sademevee juhtimise kohustus. Ehk minu küsimus on, et miks ei ole siia plaanis tööle võtta analoogselt taristu või maanõunikuga, keskkonnanõunikuga veel. Aitäh küsimuse eest. Need küsimused on seni kuuluvad ka edaspidi keskkonnanõuniku kompetentsi. Üks osa tema tööülesannetest. Sellisel juhul on teise küsimus veel küsimus. Nii, tegelikult teine küsimus. Et keskkonnanõunik, miks põhjusel ta siis ei saa lahendada ära neid veejuhtimisküsimusi. Näiteks viimati me kõik teame, et olukord Luigel on muutunud väga kriitiliseks. On Lähtsest, Rätsepalu rajoonis on ta ammu juba piiri peal, kas uputab või ei uputa. Luigel senikaua, kui vihmasid ei olnud, kannatas võib-olla olla. Nüüd on lisaks vihmadele ehitustegevust tingitud veejuhtimisest. Tegelikult keldrid ju üle võetud, kraavid ei juhi vett suublasse, ummistunud. Et miks siis on tekkinud säärane olukord, et meil on küll keskkonnanõunik, kellel on tegelikult olemas ka juba varem tehtud plaanid, enne kui tema tööle tuli tehtud plaanid Luigel uputuse vältimiseks, veetaseme alandamiseks läbi sademevee juhtimise. Need plaanid on jäänud ellu viimata ja ta ei saa neid ka täna ellu viia. Miks see olukord on tekkinud? Kõigepealt sellest, et väga paljudes kohtades Kiili vallas on probleemid siiski lahendatud uuesti ja see Rätsepa elurajoon on üks neist, kus viimastel
kuskile eramaade peale minna kaevama, ei ole võimalik ei vallal või kellegi teisel. Näitena võib tuua Luigeksi, tõepoolest Tammetalu Mooni tänava vahel krundid jooksevad kahelt poolt kokku, nende keskel on kraav, mis on mingisugune 3 meetrit lai riigimaa riba ja kuhu mitte mingisuguse tehnikaga näiteks ligi ei pääse. Ja kuhu elanikud ei luba üle oma kinnistute minna. Nii et seal on väga palju komplekseid probleeme, mida on ülikeeruline lahendada ja mis kindlasti ei ole ühe veenõuniku pädevuses ka siis, kui me ta tööle võtaksime ja nimetaksime tema veenõuniku. Et see on hästi pikk kompleksne ja lahendamata probleem, mida Kiili vallas või ka mujal. Kõik need vanad põllumajandustrenaažid, mis on põldudel ja nii edasi, siin ei ole nagu head ja kiiret lahendust. Aga me kindlasti jätkame seda tegevust, et jupi kaupa lahendada kuskil ära küsimus, mida me oleme seni teinud edutult. Marek, teil on küsimus? Ma arvasin, et see viimane punkt seal lõpus on selle projektipõhise töökava kohta, et mõne sõnaga, et millega see inimene tegelema hakkab, et seal määrustes või selles oli küll kirjas, aga et vaatajad ka saaksid sellest aru. Ja kas tema lepingut on plaanis ka pikendada peale seda, kui europrojekti toetus ära lõpeb 27. aastal? See on alati selline väga küsimus, et kas lepingut pikendatakse, kui europrojekti toetus lõpeb ära, et Eesti riigis on kombeks neid asju niiviisi kuidagi teha, et leitakse ühele projektile euroraha peale ja siis omavalitsused peavad võtma kellegi palgale ja pärast siis arvatakse, et omavalitsus jätkab selle asja tegemist oma raha eest. Ehk siis kahjuks on see selline halb praktika, kus nagu tekitatakse selline huvi ja mingisugune asi. Küsimata, et kas see päriselt ka on ühe konkreetse vallavalitsuse teema või ei ole, et teatavasti vallad on väga erinevad ja probleemid on ka väga erinevad. Meil kahtlemata noorte heaolu spetsialist Kiilis on oluline teema, sest meil on hästi palju noori. Ja täitsa võimalik, et me peame seda praktikat ka jätkama pärast seda, aga hetkel on seda vara öelda. Noorte probleemid järjest kasvab tendents tegelikult ja nagu me teame, ka järjest on neid noori, kes sulle tavaklassis alati õppida ja kõike muuda. Piisavalt palju on neid peresid, kus noored ei ole piisavalt tähelepanu ja kõik see muu jutt. Et eks selle pärast seda inimest ongi vaja. Targemad inimesed või mina või sina on selle nagu välja mõelnud. Seda tegimist lahendada. Indrek Kuusmaa, sina oled kuni 5 minutit, palun. Jah, et kõigepealt ma pean jällegi pöörama tähelepanu nendele 2 väitele, mis vallavanem ütles, mis on tegelikult vale. Et esiteks ei ole vallavalitsused aastate vältel. Me hääletagi, mille viimati vallavalitsuse kuludega tegelikult Rätsepas tehti sademevee ärajuhtimiseks töid. Aastate vältel ei ole vallavalitsus seal sademevee ärajuhtimiseks töid teinud. Neid töid on teinud jah, üks Rätsepa T10 arendaja, kes on ühes kohas Rätsepa tee ääres ja kergliiklustee ääres kõrvaldanud lokaalse loigu, eks ole, aga vallavalitsus seal maaparandustöid, sademevee töid teinud ei ole. Isegi vaatamata sellele, et ma olen nagu korduvalt pöördunud vallavalitsuse poole, palun ette võtta midagi nende koprapesadega, mis Lähtse peakraavis ja Lääne-Jõe siis takistavad vee voolamist, eks ole, ja nendes jaotuskraavides samamoodi. Koprapesasid pole ka aastaid seal lõhutud. Ma ei räägi praegu seal ametis olevast keskkonnanõuniku tegemata jätmist. Tegemata jätmine oli ka eelmise keskkonnanõuniku ajal. Ja ei maksa nagu selles mõttes üldse võtta nagu sõna küsimuses, et need on kellegi teise asutuse pädevuses või kellegi
nende küsimustega aktiivselt. Kui kuskil on korras teinud kraavi oma pesa, siis on pöördumisest vallavalitsuse poole olnud abi. Me räägime siin 10 aasta tagustest lugudest ja sellistest. On leitud võimalused seal, kas koostöös maaomanikuga, arendajaga, oleks enda initsiatiivi need pesad lahti võtta vesi voolama. See olukord, kus tegevust ignoreeritakse, see on tekkinud just viimasel ajal. Nüüd teine väide puudutas seda, et Luigel ka ei saa midagi teha. Siis mina mäletan seda, et just minu enda algatusel sai planeeritud eelarvesse raha ja selle raha eest tellitud projekt, mis selgelt näitas, kuidas Luigel vesi Subla poole voolama panna. Seal on projektis esitatud kriitilised kohad, kus kohapeal tuleb truubid puhtaks teha ja ära lahendada, et vesi saaks liikuma. Selles mõttes siin ei pea nullist alustama. See joonis, see skeem on olemas, see on tellitud, vallavalitsus on selle eest makstud, seda on eelarvest rahastatud. Meil on vaja teha järgmine samm, on vaja palgata töötegija, kes selle reaalselt ellu viib. Ja see veenhõunik on ta siis hanke läbiviija rollis või järelevalve teostaja rollis, on tema nimetus, keskkonnanõunik või muu nõunik, saaks selle läbi viia. Kui teie vallavanema oleksite nõus seda rahastada, mis ei ole üldse suur kulu, see on heal juhul nädal või 2 tööd ja Luige veeprobleem saaks lahendada. Veetase alaneks. Nii et mina ütlen teile seda, selle asemel, et siin hämada ja valetada, võtke ette, tehke midagigi ära. Aitäh. Indrek Sinisel küsimus. Ma kommenteerin seda valetamist sealt tuli, et Rätsepas konkreetselt on rajatud drenaas mänguväljakule, Rätsepas konkreetselt on kaevatud kraav pumpla taha kraavini välja, Rätsepas on niiditee ja Rätsepa tee rida elamute tagant rajatud drenaas. Ja seesama mingi Rätsepa tee 10 arendaja projekt, sellest maksis poole vallavalitsus. Et sinna on pandud suurusjärgus 50 000 eurot. Et sellist jama ei maksa siin inimeste vajada volikogus, et sinna vallavalitsus raha. Luige kohta vastab tõele, et on tellitud teatud piirkondade kohta analüüs, kuhu vesi voolab ja milliseid truube peaks puhastama. Luige ei juhu. Luigel on paar kohta, kus on liigveega väikseid probleeme. Ja nendega me tegeleme edaspidi. Aitäh, Indrek Sinisel küsimus. Ja ma küsin nende nimetuste osas, et see on mõeldes selline nagu seadus tekitav, et mina mõistan nõuniku inimesest, kelle roll on nõu anda. Spetsialist teeb tööd. Et see nagu selles mõttes võib ka vallaelanikuna eksitada, et kelle poole ta siis pöördub. Aga mis on küsimus selles, et kui nüüd keegi nendest nimetatud nõunikest lahkub, sisuline töö, spetsialisti töö, siis kuidas leida siis nagu inimest, kes siis kandideerib sinna spetsialist või nõunik? Aitäh. Nõunik ei tähenda seda, et on nõunike tööd piirivallas, vallavanemate tööd ja abivallavanemate tööd ja nõunike tööd ja spetsialistide tööd. Kõik teevad tööd. Lihtsalt seda seni juurdikaks nimetada. See, kuidas see kedagi nimetada. See on ka see palgaastmete ja tasemete küsimus. Väga ühte tüüpi inimesed ühe palgavahendiga on mõnuskus nimetada. Indrek Rustum, üks juhtkede liik. See ongi niimoodi, et kui ma juhin tähelepanu, et vallavanem valetab, siis vallavanem hakkab mind nagu valetamises süüdistama. See ei ole nagu, see viibki selleni,
kui me räägime Rätsepa mänguväljakust, siis Rätsepa mänguväljaku drenaaži rajamine oli vajalik selleks vallavalitsuse poolt tellitud tööde tagajärjel. See drenaaž tehti katki ja piditigi selle ära parandama. Nüüd järgmine küsimus oli töödes, milleks oli kohustatud arendaja. Mitte Rätsepa arendaja, vaid Kubja arendaja oli kohustatud tegema vee juhtimist. Aga te ei nõudnud ta käest seda ja siis te läksite seda maksumaksja raha eest ise tegema. Ja samamoodi on minu jaoks arusaamatu, mikspärast Rätsepa 10 arendaja ei nõudnud kohustust täitmist, vaid sinna ise maksumaksja raha alla. Ja veel kord, Luige osas on vee tase kõrge ja palun rahastage seda tegelikult väiksemahulist tööd, et kogu asumis alandada pinnavee taset. Aitäh! Aitäh! Üritame tulevikust sõnavõttu vahetada. Estakallal on repliik. Ja mul on selline repliik, et Lähtses viimati Kopra tammisid lõhuti 2 nädalat tagasi. Aitäh! Küsimusi repliik ei ole. Ja paneme päevakorrapunkti number 5. Aitäh! 9 poolt häält, vastu 2, 4 erapooletut. Ja päevakorrapunkt number 6 on vallavanema informatsioon. Palun vallavanem. Mitmeid tegemisi on siin olnud, on valmis saanud ja muuhulgas siis ka 2 kohas saanud pakendis jõuamahutit maasse, siis Kivi Kadrimaa juures ja Väljamäe otsas vahelas. Sedasorti see võimalus väga aktiivselt juba kasutatakse ja on saanud ka veidi parema väljanägemisega ja suurem pakendi konteinerid teistes osadesse kohtadesse. Üritame ka seda nagu jätkata. Ja üldiselt selles vallas on lahti liikumist, aga mis on tuleviku vaates keeruline on see, et riiki teatavasti ähvardavad meil trahv, sellepärast meedias juhtub. Ja siis selle mõte on, et Eesti ei sorteeri ega ei taaskasutusse piisavalt jääneid. Ja nüüd siis ähvardatakse jääneid trahviga ja meid või kõiki siis. Ja siis mõeldakse paaniliselt see riigi tasandil välja, et mis siis nüüd teha. Igasugune huvitavaid mõtteid on, aga eks me nendega tuleme komisjoni kõigepealt ja kui saab midagi selgitada. Igasuguseid ja huvitavaid arenguid võib tulla. Siis käisime Riigikogus Viljandi valla delegatsiooniga. Ja põhjus oli, et Eestis toimuvad omavalitsuspäevad. Tänavu siis 2 omavalitsuspäeva oli Harjumaal, üks oli Rae vallas üleriigiline, teine oli Harjumaa oma Tartus. Rae vald andis teatud hulga üle Võru linnale ja Harku vald andis teatud hulga üle Kivi vallale. Järgmisel sügisel
kange buss on edasi. Ja mitte meie ei räägi, vaid külasinspektorid ja nii edasi. Nii et selline suur üritus on meie organiseerida, me oleme järjekordselt hinnatud Harjumaa siis. Siis Harjumaa omavalitsusliidu volikogu oli eile ja seal siis räägiti ka igasuguseid huvitavaid asju. Näiteks seda, kuidas moodi ministeerium siis Marika ütleb regionaal- ja põllumajandusministeerium siis, mismoodi teha Eestit õiglasemaks selles vaates, et siin Tallinna ümber nii palju vallad tulu ei saaks ja mujal siis, kus kaugemal, et nemad siis ka nagu tulu saaks. Ja igasuguseid plaane ringled ja viimane plaan, mis oli nüüd see, et võtta pensionid ja töötasud, et ühe määraga protsenti ja see vist oli 10,37 või midagi sellist. Et see kahtlemata meile tähendaks kaotust, aga loomulikult ka linnade valdade liit seisab selle eest, et mingisuguseid väga rumalaid otsuseid tehtaks, aga see valitsuse tasandil on suhteliselt selline kapsimine. Mis me oskame öelda, ootame ja vaatame ja lähtume olukorrast. Et sellised ettepanekud seal. Siis vaatasin viimast elanike seisu. 10 kuud. Aasta lõppu on veel 2 kuud, siis 1,5 tänasest. Kiili valda on juurde tulnud 346 inimest registrisse 10 kuuga. Ja asustusüksuste lõikes on suhteliselt huvitav. Nii huvitav ei ole olnud Kiili Alevisse on 171 inimest tulnud. Vaela külla on 74 tulnud. Lähtsesse on 68 tulnud juurde. Pluss 14 20 Nosti koha peal ja pluss 17 Kandu koha peal taga. Mõisaküla -14, Nadala -7, Sõmera -5. Luigel on tulnud 5 inimest juurde. Et siis põhimõtteliselt see palju teeks, et ei ole kõik elasid lisandunud üldse üle aasta. Et sellised on need erinevad numbrid ja see sõltub täpselt sellest, kus millal mingisugune arendus valmis saab. Kiilis kodukvartal valmis, eelmisel aastal sai Vaelas keskvaela valmis, sinna tuleb siis juurde. Et lihtsalt niisama neid inimesi ei lisandu kuhugi liiga palju. Valmislik kaudaga. Nii et aasta lõpu numbrid võime kõik ennustada siin. Kas see on nüüd 400 pluss midagi, tõenäoliselt 2 viimase kuu. Aga see on ka absoluutne rekord, mis lähiajal võib näha elanike arvu mõttes. Sest juba puhtalt sellepärast, et ehituslubegi pole ikkagi veel natuke varem. Ei saa järgmisel aastal. Jah, siis õpetajate streik. Kiili õpetajad ka streikisid, pakkusime kenasti meedia tähelepanu alla, sest Eesti Televisioon, kes koolis näitab nüüd iga päev streigi tausta kaadreid, siis Kiili koolist, mis hüüdib. Tunni ajaline oli tema. Selle aja eest kellelgi palka Kiili vallas maha ei arvestatud. Küll seda tegi väga paljud teised Harjumaa vallad. Küll on järgmine küsimus, et kui streik peaks kestma 3 päeva või nädal või midagi, et mismoodi siis käituda ja mida üldse see juriidika selle kohta, et kui riik on eraldanud raha töö tegemiseks, kas siis seda tohib kasutada, seda haridusministeeriumi. Nii et õpetajate nõudmised ei ole ainult palk, vaid tegelikult on need laiemad. Järelkasvu küsimused, seal on kaasava hariduse problemaatika kõik
Eelmine kord oli meil jutuks sellest eelarve esimesel lugemisel, kui palju maksumaksjaid juurde on arvestatud. Ja siis ma juhtisin tähelepanu sellele vastuolule, et kui eelarve strateegias arvesse võetud lisandub 200 inimest, kuidas siis saab olla eelarves arvestatud, et lisandub 200 maksumaksjat. Selle peale vallavalitsus teatas, et nemad eelarvet ringi ei tee. Minu küsimus on siis nüüd selles, et planeerides eelarve järgmise aasta eelarve tulude poolt, kui suure maksumaksjate arvu kasvuga te siis arvestades, et pea 400 inimest juurde. Eks selle saabki lukku aastavahetuse seisuga, palju meil reaalselt neid inimesi juurde tulnud ja rusikareegel on selline üldiselt, et Kiivalus meil on 10% pensionäre, 30% lapsi, noori, töötaja ja 60% on tööealisi ja 60%-st on osa teatud põhjustel tööturult väljas. Eelmegi on sellepärast, et töötud oleksid, osa on ka neid selliseid keskeltläbi 70 inimest iga kuu, aga muudel põhjustel ka. Et saame selgust, palju sul täpselt neid on ja saame ka siis võib-olla täpsemalt, sest eelarve on 2 lugemist ja teine lugemine on jaanuarikuus. Igatahes hetkel ütleb meie finantsjuht pearaamatupidaja, et tema prognoos on tulumaksu osas julgem kui haridus, Rahandusministeerium. See sellised, need numbrid, mida nemad prognoosivad sealt omavalitsustele, need näitavad pisemalt, aga loomulikult seal on see määramatuse faktor sees, et palju jagatakse ringi raha, nii-öelda hästi toime tulevad, et need, kes ei tule hästi toime, kõik see muud. Kas see summa, mis meil tänaseks võetakse, on 100 000 või 200 000, siis keegi praegu ette. Ja Alex küsimus. Tahaks täpsustada, ma sain aru, et see 360 elanikku, mis on sisse tulnud, palju neid välja rännanud? See on pluss, mis on elaniku arv kasvanud. Sellest või siis jah, alati iga aasta inimesi välja ja tuleb nagu sisse, selles mõttes, et see on kogu aeg niiviisi. Noored lähevad õppima kuskile ära, ülikooli välismaale välja, samal ajal uued inimesed kolivad sisse, et see pluss-miinus ongi see. Marek Väljale küsimus. Küsin selle bussipeatuse kohta ja kas vahepeal nüüd möödunud volikogust alates on ka mingisuguseid edasiminekuid olnud Luige keskust pean silmas? Otseseid edasiminekuid selles osas nagu ei ole. Küll me kanname järgmise aasta eelarvesse raha, et seda asja nagu projekteerida ja kindlasti me teeme selle Luige keskuse arendajana seda koostööd. Ja Transpordiamet põhimõtteliselt ei ole vastu sellele, rääkisime seda, käisime ühistranspordikeskus ka ei näe probleemi selles, et buss võiks seda peatada, et kui see peatus on olemas, aga kindlasti see projekteerimine aega, et see ei teki sinna kindlasti mõne kuuga see asi peatas protsess, mis Transpordiametiga objektid kuulub. Indrek Sinisaar küsimus. Ma küsin esimese küsimuse selle, et tekkinud juba need kollased sildid selle kohta, et Kanguru liiklussõlm hakatakse. Et kas selle kohta on nüüd vallal täpsemalt teadis, kuidas see plaanid on, kuidas see liiklussituatsioon hakkab seal muutuma? Liiklusskeemid selles mõttes, et kus sõidetakse, need on Transpordiamet vahetult riigimaanteed täies mahus juba pidi.
Need antakse tegelikult mingisugune kuu aega kuni paar nädalat enne seda situatsiooni, kui seal reaalselt midagi toimuma hakkab. Aga hetkel minu teada kohe lihtsalt ei hakka. Seal on ettevalmistustöö kogu seda metsamaha võtmine ja muud asjad. Aga see on jah puhtalt Transpordiameti organiseeritud. Indrek, siin selle teine küsimus. Teine küsimus selline, et teema oli arutelul ka Majandus- ja Arengukomisjonis, puudutab see Vaela lasteaia ehituseks laenu võtmist. Tänaseks on siis see valik tehtud ja kui on, siis mis tingimustel või on see veel töös? See allkirjastatud ei ole veel midagi, niisugust asja minu laualt läbi käinud ei ole, aga põhimõtteliselt on pakkumised võetud, 3 panka tegid pakkumise. Ma ei hakka peast ütlema siin mingisuguseid numbreid ja asju, aga ma mäletan, et SEB oli kõige parem pakkumistest ja see oli 1 koha. Ma ise räägin oma sõnadele vastu. Et oli jah, 2 pakkumist oli enam-vähem ühte auku, Swedbank, SEB ja siis 3. oli üsna kõrgem 3%. See perioodi küsimus, seal oli komisjonis 10 aastaks see 15. See võimaldab ka varem lahti saada sellest asjast, või põhimõtteliselt võimalik olemas seda teha. Ja veel küsimus? Jah, mul selline küsimus, et juhtusin Tallinna uudiseid vaatama ja seal rääkis ühistranspordi inimene tulevikus, näevad Tallinna ühistranspordi laienemist näiteks ka Harjumaale. Kas see oli sina üldse midagi seal taga nähatud, midagi ettepanekut teinud arutelus? Ma kahtlustan, et see ei kuulanud täpselt. Tegelikult räägitakse sellest, et ühtne piletisüsteem peab tekkima nii Tallinnas kui Harjumaal. Ehk siis nagu Helsingis ja seal teistes sellistes metropolides, et on keskuslinna tagamaa on ühtses piletisüsteemis. Meil on see probleem, et meil on 2 erinevat organisatsiooni, Tallinna linnatransport ja Harjumaal on ühe hästi ühistranspordikeskus. Need on oma erinevate hangetega, elavad oma erinevate eludega ja nii edasi. Need on väga rasked ja suured ja pikad läbirääkimised. Võib-olla näiteks täpsemalt isegi teha seda. Aga jah, see on nagu see koht, kus on. See ei puuduta liine. Jah. Kui ütleb ühtne süsteem, aga see ei puuduta mingite piirkondade laienemist. Kuidas need liinid üldse tekivad, tehakse hanked ja teatud ajalooliste juurtega ja nii edasi. Kui keegi arvab, et kõik on valesti ja kõik on muutunud ja nii edasi, siis päris nii ei ole see asi. Platsi puhtaks ja uuesti joonistama Tartu vist midagi sellist nagu üritas, aga seda segadust oli ka vaja. Seal on nagu omad printsiibid ja see on üks huvitav teema ausalt öelda, see on selle sama Harjumaa omavalitsuspäeva teema, millest me rääkisime, mis meil tuleb järgmine sügis. Loomulikult varem ka sellest rääkida, kas või Ereti-komisjonis või mingis teises komisjonis, mis on sama nimega. Aga võiks ettepanek? Me oleme teinud ettepanekud kunagi näiteks see 57, mis iganes on Raudvõrni läheb, et see peaks Luigeni ja Tallinna linna vastus oli sirgelt eitav, et see lööb siis segi nende linna enda graafikud ja see on alati selline mitme otsaga mäng, et kui sa pikendad 57 kuskile maale, siis jääb 116 teiseid reiseid vähemaks ja siis võetakse 116 väljumise vähemaks ja see on süsteem, on see ühistransport, see ei ole niiviisi, et ühele reisijale tundub, et võiks olla nii. Kellelegi tundub, et bussipeatus võiks olla natuke mujal või et see võiks väljuda 5 minutit varem või võiks teha nii või võiks teha maa, aga ühistransport on alati kompromiss. See on väga paljude reisijate, väga paljude selliste aspektide ühismõjus toimiv süsteem. Ja see on päris keeruline süsteem, Eestis on väga vähe inimesi, kes oskavad seda planeerida ja ette näha, mis siis juhtub, kui see on nagu male lõuna. Kui sa teed ühe sammu kusagil, et mis siis teises kohas saab. Mingite valgusaegade ettevedamist ja kõik
ümbernimetatud ebaseaduslikku maksu, mida Kiili vallavalitsus lubas koguda oma erikontole. Sellega on siis loodi ju säärased, et meie käsitleme seda vallavalitsuse poolt kehtestatud ebaseaduslikku maksu. Teie vallavalitsuses käsitlete seda elamuühiku eest makstava mingisuguse tasuna. Küsimuse esimene pool puudutab seda, kas sellele erikontole on toimunud täiendavaid laekumisi ja kui palju seal kokku raha on. Küsimuse teine pool puudutab seda, kas mõni riigiorgan või advokaadibüroo on pöördunud vahepeal Kiili vallavalitsuse poole mingisuguste arvamuste või selgituste andmiseks selles küsimuses. Peast ei hakka siin täpselt tsiteerima mingisuguseid asju. Nii palju võin öelda, et on pöördutud Kiili vallavalitsuse poole, kohtuga on suhtlus toimunud, Kiili vallavalitsuse poolt on vastus välja läinud hiljuti. Ma ei pea silmas kohtu. Seda, ja laekumisi ei ole rohkem minu teada, mulle teadaolevatel andmetel ma igapäevaselt selle küsimusega tegelen. Et ma oskaksin peast vastata, või see Ristiku 37 või 38, mis Kiili Alevisse planeering on, mis maksnud raha. Rohkem mu meelest ei ole. Ma ei pidanud silmas seda kirjavahetust kohtuga või seos kohtuasjadega, need on omaette teemad, aga ma pean silmas, et kas mõni riigiorgan, mõni amet, ministeerium, põhiseaduslik institutsioon või mõni advokaadibüroo nende ülesandel on äkki küsinud vallavalitsuse käest mingisuguseid selgitusi, arvamusi. Ei, mingi riigiorgan paralleelselt või täiendavalt sellele kohtuvaidlusele ei ole küsinud neid, et eks tuleb Riigikohtus lõppotsus lõpus. Seal on selliseid aspekte, mis veel siin saalis, ma ei tea, ilma valla juriidilise esindajata ma ei hakkaks ise kommenteerima. Tema on isik selles küsimuses. Aitäh küsijatele, tundub, et rohkem